Ametiühingute Tartu kultuurihoone allus ametiühingute nõukogule otse, et Tartu kultuuriosakond oli selline suunav, aga meie kõik dokumentatsioon ja aruandlus käis ametiühingute nõukogule ja sellepärast meil oli nagu natuke rohkem vabadust, et me saime isepäisemalt tegutseda ja mina töötasin kultuurihoones massilise kultuuritöö osakonna juhatajana alates 1972. aastast. Et see aeg oli hoopis teine, mis praegu seda annab meenutada, et tegelikult oli ikkagi, me pidime väga palju asju kooskõlastama, et kui midagi erilist tahtsime teha ja sellepärast olid meil sellised traditsioonilised massidele suunatud üritused, meie nimigi ütleb seda, et massilise kultuuritöö osakond, mis me siis tegime, olid loengud ühinguga teadus, siis tantsuõhtud, pallid, näitused ja siis igasugused huvialaklubid ja üks nendest klubidest, mis nagu minu kureerida oli juba algusest peale, et minul oli ka 2 instruktorit, kes tegelesid ka, meil oli ära jaotatud kõik klubid, kes siis millisegi klubiga tegeles, et minul oli kindlasti see fotoklubi, üks lemmikklubi, millega ma tegelesin, nii et kõik näitused, mis me tegime ja fotoklubi siseelu alates siis 72. aastast oli minule nagu väga tuttav ja me olime nagu väga sellised oma inimesed. Fotoklubil oli iga aastanäitus, siis nad käisid igal kindlal nädalapäeval koos kultuurihoone väikeses saalis ja siis nad omavahel suhtlesid ja võtsid osa ka juba konkurssidest, nii palju kui neid oli Eestis ja ka mõned üleliidulised, need olid kõik nagu mitte klubina, vaid igaüks siis omapäi. Ja nii me siis tegutsesime, kui siis aastal 1982 Valeri Parhomeko, kellel oli oma selline väike salong ja kes nagu aktiivsemalt suhtles üleliiduliselt teiste fotoklubidega ja konkurssidest teadis rohkem, käis välja meile idee, et me võiksime teha Tartus näituse Naine fotokustis. Aeg oli selline, Tartus oli sõjavägi sees, naisest nagu, kui naiste teemalisest näitusest räägiti, siis kardeti, et ikka tuleb mingi aktinäitus ja nii edasi, nii et me pidime väga palju selgitama, et me tahame teha näitust, kus on nagu au sisse tõstetud ema, kui tuleviku looja ja muidugi naine kui ilusümbol. Et sellest me lähtusime. Ja kuna ametiühingute nõukogus oli selline kord, et me saime need finantseeringud ametiühingute nõukogust, siis muidugi pidime ka seda näitust kaitsma ja mingi teemaga siduma ja muidugi see oli tol ajal võimalik ainult 8. märtsiga siduda, nii et kõiksugused muud tärminid ei tulnud kõne allagi. See oli naistepäev ja seda tähistati ja sellepärast siis esimene näitus toimuski 1983. aastal Tartus. Parhomeko oli ennast väga jõuline ja niisugune diktaatorlik isiksus, aga selle power ja energia, mis tal oli, vähemalt mulle tundus, kuidas nad Elju Kommeriga tegelikult selles parteikomitee linnavalitsuse värki, ma ise töötasin kultuurihoones, Elju Kommer oli meil nagu niisugune kuraator, nad ikka võitlesid ja möllasid päris võimsalt. Nad tegid ikka tõsist tööd seal taustas, et seda asja üldse läbi vedada, et neid nii-öelda just selle akti poole pilte või märke välja panna, et taustal oli seal ikka nad Parhomeko ees müts maha, ta ikka pani võimsalt tol ajal. Mingisugune, iga tüüp selle hakkama ei oleks saanud, et tol ajal siuke asi käima lükata. Põhiliselt oli just Elju Kommer, tal nii-öelda parem käsi, siuke sõval kunni koha pealt. Nii palju ja vähemalt mulle selline, või mitte ei jäänud mulje, vaid niimoodi ta tegelikult oli ikkagi ka. Ma laiendamiseks võiks öelda veel seda, et tegelikult kogu Tartu fotoklubi omaaegse tõusu taga on Valeri Parhomeko isiksus.
tema oli selline tõsine ideegeneraator ja suunaja ja ka sellise konkurentsi ja võistluse õhutaja. Järjekord oli ja järjekord oli isegi, mina mäletan ühte järjekorda, minu arust oli see viimane näitus 89, selline suurem, mis läks Kikendi kökki ka pärast ja see oli 8. märtsi paiku ja siis oli küll niimoodi, et näitus oli juba siit poolest Vanemuise tänavalt oli järjekord ja see oli väga meeletult palju oli sellel näitusel rahvast, aga see oli juba selline aeg, kus rahvas nagu tuli juba sellepärast ka kokku, et võib-olla sellist õlatunnet tunda ja vaadata, mida nüüd uut on, sellepärast et juba oli nähtud eelnevaid näitusi ja me olime saanud ka rohkem natuke võib-olla reklaami linnas teha. Me tegime igasuguseid laiereid ja ma mõtlen just, et need Toomas Kalve ja nemad olidki sellised, kes ka aitasid seda reklaami rohkem teha, ise fotograafid. Aga minu arust on selle näituse populaarsus tol ajal oli ikkagi nii suur sellepärast, et meie kultuurihoones selle alustasime, et Parhoomekul oli side kunstikooliga, kunstikega ja täpselt samamoodi oli nagu minul ja Kunstnike Liiduga ja samal ajal siis me ütleme seal viimaste näituste ajal me taastasime juba seda Kokoko klubi, nii et sellega liitusid kõik nii kirjanikud, kunstnikud, kõik selline loominguline intelligents, ajakirjanikud ja nad kõik panid kuidagi õla alla sellele ja siis see oli nagu selline, kujunes nagu kogukondlikuks ürituseks, ega see ei olnud ainult enam kultuurihoone üritus, see oli nagu linnaüritus ja viimasele näitusele andis raha ju linnapea ka veel juurde, milleks seda raha vaja vist Kikendi kökki viimiseks oli vaja lisaraha. Et kõik juba toetasid seda ja see oli selline, see oli nagu selline teistsugune aeg, kõik oli nagu aga muidugi alguses see nii ei olnud, see niimoodi järjest tuldi juurde. Ja see toetus oli nii suur ja tartlased tulid sellega kaasa ja minu arust nii suurt sellist ütleme sellist õlatundega üritust ma kultuurihoonest ei mäleta üldse, kui see naine fotokunstis, nii et sellepärast oli see väga huvitav kogemus minu jaoks, kuidas ühes sellises linnas, eks ole, väikeses linnas kõik tulevad nagu sellega kaasa ja mitte ei ole nii, et vaata, nemad teevad ja miks me võiks ka teha ja veel paremini ja nii edasi, vaid kõik toetasid seda, et see oli väga hea. Kuigi võib-olla klubis oli nagu algul, kuna Parhoomeko nagu tegi seda väga julgelt ja nagu sellises privaatses keskkonnas, et mina olin see vahendaja klubi ja Parhoomeko vahel, et ei olnud nagu seda toetust, aga pärast, kui see ikkagi nagu läks elama, siis olid kõik suhtusid sellesse ikkagi nagu toetavalt. Taasärkamise aeg ja need üritused olid juba Tartu täiesti vallutanud ja siis ärkasid ka partei inimesed, kes tegelikult kureerisid meie kõiki tegemisi, nad vaikselt jälgisid, et kuskil üle piiri ei lähe ja kõik on okei ja nad olid kaasatud ka kõikidesse meie žüriidesse ja nagu selline kaudne tsensuur oli ju tegelikult olemas, aga luba oli olemas ja siis tuli selline aeg, kus oli juba taastati kõiki neid eestiaegseid organisatsioone ja siis partei ärkas, et nemad on nüüd jäänud hiljaks, nemad ka peavad, et suur uutmine käib ja siis oligi niimoodi, et pakuti minule enne naiste kongressile minekut, et Tartu naiste nõukogud on täiesti välja surnud ja neid on nüüd vaja taastada, et muidu ei saa kongressile minna Tartu rahvas ja siis ma hakkasingi tegema seda Tartu naiste ühendust, sellel ajal ma tegelesin ka selle Taine fotokustis kooperatiivi ka tegelikult me plaanisime, et me viime selle näitust väljapoole Eestit.
aga siis oli nagu selline Tartu Naisteühenduse tegemine ja samal ajal kaasati neid inimesi, kes siis mind siis pandi sinna juhtima, küll ametiühingu soovitusel ja partei soovitusel, kuna ma tegelesin naine fotokunstis näituse kureerimisega ja siis ma käisin ka seal ütleme naiste nõukogude kokkusaamisel, et kongressi ette valmistada ja seal ma pakkusin välja selle naine fotokunstis näituse Kikendi kökki, mis siis kiideti heaks. Ja kui me lõpuks Tartu Naisteühendusega, mida me siis siin kõvasti kokku panime küll Kokoko liikmetest ja kunstnikest ja endistest nõukogude, naiste nõukogudest, et selle seltskonnaga läksime Tallinnasse, siis seal meie järgi tehti see Eestimaa Naisteühendus, mis enne oli nagu Eestimaa Nõukogude kongress, muudeti nimi ja me polnud küll sellega rahul, sest et see polnud nagu sisuline muutus, aga pärast sai see sisu ka ümber pööratud, aga me ikkagi lasime neil siis selle ümber nimetada, et terve Eestimaa siis nimetas meie järgi ennast siis Eestimaa Naisteühenduseks. Ja siis jah, Kikendi köki näitus oli väga populaarne ka Tallinnas ja sinna me maksime lihtsalt üüri ja siis sissetulek laekus siis Kikendi kökile. Et see oli nagu väljaspoole Tallinnasse viimine, selle näituse viimine. Ja selle Tartu Naisteühendus tegutses 2 aastat ja sellel ajal me siis olin ma ka otsapidi alguses veel naine fotokunstis kooperatiivis ja sealt meil tekkis mõte, et viia siis Kikendi kökki see näitus niisugusel kujul, et ka mees on nagu, et midagi huvitavamaks teha, et ka mees fotokunstis ja naine fotokunstis, aga see näitus enam niisugust kõlapinda ei leidnud ja ka aeg oli juba teine. Et ja minu tegevused läksid, mind määrati munitsipaalkino illusioondirektoriks ja ma läksin edasi ja siis tegutsesin juba Eestimaa Naisteühenduse juures ja aitasin uut kongressi teha, kus siis pakuti meile maailmaorganisatsiooniga ühinemist ja siis kutsuti meid Soome, Rootsi, me käisime seal neid uurimas ja minu aeg läks nagu hoopis sinna ja siis kuidagi vajus see naine fotokunstis jäi nagu Parhomeku õlule selle juriidilise firmana ja siis ta nagu enam ei pakkunud nii palju huvi inimestele ilmselt ja jäi ta kuidagi niimoodi tahaplaanile soiku. Aga see aeg, mis ma seal ütleme selle näituse kuraatorina olin, see oli tegelikult minu jaoks oli see ikkagi selline väga tänuväärne kogemus ja tänu sellele ma siis nagu leidsin selle naiste juurde kiiremini tee ja muidugi mind ka aidati sinna, et naisliikumisse, nii et mul tekkis selline valmidus ja vajadus seda Eesti naisliikumise arendamisele rohkem nagu kaasa lüüa ja siis saimegi sinna Sonta klubi liikmesse ja oleme siiamaani, me oleme juba 31-aastane vanune klubi ja meil on Eestis väga palju sontasid, nii et naine fotokurssis oli minu jaoks väga hea selline algus. See haare tase ja väga oluline ka selle naine fotokunsti puhul oli teema naine fotokunstis, mis andis õrna lootuse ka natukene hakata näitama naise keha, mis seal riiete all on ju, et see nii-et kuidagi oli nagu aimatav ja seda ei olnud ikkagi liidus praktiliselt eraldi sellise teemaga näitust ja nagu tegelikult ikkagi oligi see, et väidetavalt esimesed alasti nii-öelda akti fotod, mida tegid paljud, aga see oli ainuke koht, kus neid sai nagu teistega võrrelda ja kõrvutada, et see teema oli ka väga oluline selle näituse puhul. Nii et klubi näitusel naljalt akti eksponeerida ei saanud? Sai ikka. Kandepind oli kitsas. Ma arvan seda, et tegelikult selline läbimurre tasapisi oli toimunud juba varem. Ütleme, nagu ma mainisin, et
avaldatud aktid, Pinde ja Suur Nõukogude Liidu ajakirjanduses ja nii edasi, nendes erinevatel konkursside, näiteks Merevaigu maa, Baltikumi suur fotovõistlus, mida peeti, seal oli aktižanr oli väga tõsiselt esindatud ja eriti olid seal, ütleme, Leedu aktimeistrite ja Läti aktimeistrite tööd olid alati väga kõrgesti pärjatud ja me vaatasime ikka alt üles nende kodanike poole. Ehk siis tegelikult ma ei ütle, et see midagi revolutsioonist oli peale selle naine fotokunstist, tuletan meelde, see ei olnud puhtalt aktinäitus. Aktižanr oli üks osa sellest näitusest. See käsitles naise teemat tervikuna. Naine kui sotsiaalne objekt, portree, žanr ja nii edasi. Aktižanr oli ainult üks osa sellest. Nii et ma ei ütleks, et seal midagi sellist tõsiselt murdvat või ütleme jääd purustavat oleks olnud. Lihtsalt oli esmane selline kvalitatiivse tasemega näitus Nõukogude Liidus. Julgen öelda. Ja ta ei olnudki niivõrd fotograafide meie jaoks, kellel oli siiski silmanägu natuke laiem, aga seda näitust külastava publiku jaoks oli see küll vau-efektiga asi, sest nemad nende Jantarri või Merevaigu maad ja asjadega, nad ei olnud sellega kursis, me olime võtsime, imesime absoluutselt igalt poolt seda impi, kus võimalik. Aga kui see sai siin tehtud kohaliku rahva jaoks, eestlaste jaoks, oli see ka võimas elamus, mida need külastatavusnumbrid väga ilusasti demonstreerivad. Alustame sellest, et sa leidsid nende piltide taga väga palju templeid. Tegelikult kogu selline aktiivne suhtlus algas ju tegelikult selle suure mulli sees, mis oli 1/6 planeedist. Suur Nõukogude impeerium. Ehk siis tegelikult erinevad klubid ja ringlused käisid pidevalt ringi. Kõikvõimalikes kohtades, kus olid aktiivsed klubid, korraldati mingisuguseid näitusi. Ka Tartu fotoklubi, kes oli tollal äärmiselt aktiivne, võttis nendest näitustest osa. Selline suhtlusring käis kogu aeg. Aga järgmine etapp oli juba välisnäitused. Ja välisnäitustele saatmine vähemasti 80 aastate algul ja pisut enne seda oli väga problemaatiline. Mul on lihtsalt puht isiklikud oma mälestused, sellepärast, et kui ma esimestele näitustele püüdsin saata, siis tuli käia kadalipp. Kadalipp tähendas seda, et sa pidid tegelikult kõik oma tööd näitama ette vastavale kontrollorganile nimega Klavlitt, kelle esindaja istus Tartus Ülikooli tänav 1 majas, kes siis vaatas karmi pilguga üle sinu saadetavat tööd ja siis otsustas, kas neid võib välja lasta või mitte. Selle kohta vormistati vastav akt, kus olid tööde nimekirjad kirjas ja sinna pandi rasvane tempel peale kirjaga, et lubatud. Ehk siis tegelikult kogu sellele asjale eelnes ka veel see, et sul pidi olema mingi kutse sellele näitusele. Niisama Huugametsalt ei saanud ju. Meil oli tegelikult, me elasime selles mullis, kus ei olnud ka mingit informatsiooni. Aga tahtmine oli. Olid ülemaailmsed konkursid, fotokonkursid ja see on kõige olulisem nüüd. See ongi nüüd naine fotokunsti nagu see algtõuge või põrge või. Euroopa omasid korraldasid miniriigid, Monaco, Andorra ja mingid veel teised väikesed kohad, Liechtenstein, seal kus Savisaar oma raha hoidis. Ja nemad saatsid nüüd sertifitseeritud trükid, jälle jõuame trükimasinani, paljundatud värviliselt, kellel roosad, kellel kollased ja neid asju saadeti Eestisse, kutseid. Teie kõvad fotograafid, tulge, võtke osa. Sittagi. Ja siin jõuame nüüd jälle minu vana hea sõbra Peeter Toomingani ja sõimasin teda, et kuradi perse, et me ei tea sellest mitte midagi. Ja Peeter Tooming tõi mulle 6 aja pärast, siis kui ta läks Võrumaale ringvaadet Nõukogude Eestit tegema, tõi mulle paki 2 kilo kõiki kutseid, see, mida Tartus ei olnud elu sees nähtud. Tähendab, neid sai juba paljundada. Aga mis värvi?
ja ainuke, mis oli Stodom grupil ära lõigatud, olid välismaa margid. Keegi tegeles Stodom grupist välismaa postmarkide korjamisega. Ma just Tõnul käis nagu läbi selline, mitte termin, aga nagu fotoringlus. Väga hea Nõukogude Liidu sisene asi. Fotoringlus oli siis selline asi, et oli 12 fotoklubi minu arust ja 30 autorit igast fotoklubist nii-öelda paremik. Ja see 12 Nõukogude Liidu, ütleme parema fotoklubi, siis see 30 komplekt liikus nagu kella mööda ringi omavahel. Iga kuu saabus järgmisse fotoklubisse see komplekt, mingi näiteks Kiievi, Odessa fotoklubi töid, siis võeti ilusasti lauale, pandi hinded, kõik, kes fotovõistlus käis kogu aeg, hinnati ära ja siis aasta lõpus, kui oli see ring nagu täis, 12 seda komplekti ja ringi peale teinud, siis kuulutati välja võitja, mis oli siis nagu saanud kõige rohkem teistelt hindeid asju, mingi selline süsteem ja väga head, huvitavad, värsked liidusisest infot liikus, väga geniaalne lahendus sellises infonäljas. Et see oli selline, ma ei tea, kas ma seletasin arusaadavalt selle süsteemi ja väga põnev oli see. Aga mis olukorra see selles mõttes tekitas, et kas sa... ma kujutan ette, et neid autorid ka ikkagi kordus, et sul tekib nagu läbi fotode ka mingisugune tutvusringkond. Ma ütleks seda, kas huvitav, et kui palju te ise õnnestus üldse külastada neid näituseid, kuhu te oma fotosid saatsite? Et kui palju see kommunikatsioon toimuski puhtalt nagu fotode baasil? Mina võin öelda kohe, kui on 0. Osad inimesed suutsid, Malev ja Meelis, ma tean, mis suutsid kuidagi närida ennast natuke, kas mingitesse aga lääne sotsriikidesse vist mõningaid kordi, ma tean, aga minu mälestustes ei ole, et keegi oleks saanud kuhugile päris piiri taha, see oli täiesti välistatud. Hene Viiler rääkis mulle, et Tartu fotoklubi olla saanud suure eelise sellega, et kellegi olid head sidemed seal Leningradis paberivabrikus. Kas see on... See ei ole keegi, see oli Valeri. See oli Valeri? Jah. Ja Valeri sidemed olid väga suured ja ta kasutas neid hästi selleks, et selle fotoelu siin elavdada ja Tartu fotoklubi konkurentsivõimet tõsta ja loomulikult ka seda, et seda Naine fotokunstis projekti käima lükata ja selle elus hoida. Müts maha tema ees. Jah. Toomas? Ma natukene võin seda paberi koha pealt täpsustada, et tegemist oli Tartu selle fotoklubi mingi hetkelise tõusu, ma arvan, et isegi 4-5 aastaks andis üks konkreetne paberipartii, mille ajas ka jälle Valeri välja. Ma ei saa seda, kas võis olla 80, äkki mingil põhjusel oli saime me suure koguse ülikvaliteetset fotopaberit. Seda jätkus kõigile, kas see oli naine fotokunstis näitusega seotud kuidagi, et Valeri suutis nagu selle rahvusvahelise näituse nii-öelda läbi viimiseks siis kuidagi mingid limiidid hankida ja saime eriliselt kvaliteetse paberi. Praegu 90% minu vanadest piltidest, mis on kõik selle paberi peale tehtud, need on perfektselt säilinud, see oli ülihea paber. Praegu töötades samamoodi tänapäevaste tipp mustvalgete paberitega, see ei jää mitte grammi kagi alla ja see oli haruldane nähtus ja see paber sattus Tartu fotoklubisse ja sellega me sõitsime ikkagi kvaliteedil ka nii üle teistest, et oli kohe. Ja siis Elju Kommeri ja selle ametiühingu kultuurimaja, Tartu linna kultuurimaja koostööl Hanso Matt tuli minu juurde ja ütles, et sina oled värskelt tulnud mere pealt, sul on absoluutne vene keel ilma aktsendita, et ole hea, mine too head fotopaberit.
Leningradist. Noh, kohalikud ütlesid kõik Piiter. Mulle anti 100 rubla ja komandeeringu paberid. Ja siis, see on pikem jutt läbi häda ja seikluste, ma jõudsin enne Tartu Leningrad liinibussi Leningradi. Hanso Matti ütles, et võtta kaasa vana Tallinnat, et see on Venemaal kombeks. Et kui sa lähed ja siis ma ise keevitasin tinutuskolbiga paksust väetisekoti kilest, pesin puhtaks, keevitasin suure kilekoti ja seal oli 4 vana Tallinnat läbipaistvas kilekotis. Ja helistasin oma sõbrale, kes oli minu soomuskaatri motorist, Sergeile. Sergei Krjaš. Krjaš tähendab väikest mäge, mitte musta. Helistasin Sergeile siis, kui ma jõudsin hommiku vara kohale ja küsisin, kus on tehas Positiiv. Ja siis Sergei viis mind taksoga kohale, ukse taha. Läksin varustusosakonda ja varustaja oli grusiin. Pool tundi piinas mind. Miks Tartu fotoklubile on vaja ülikvaliteet fotopaberit? Ma ütlesin, et no nada, vaja on, et me tahame kunsti tahame teha. Ja siis ta ütles, aga sa mine vaata lattu, aga mul oli see läbipaistev kilekott. Muide jah, 4 pudelit oli. Sergeiga lahendasime hommikul ühe ära juba, et mul oli 3 pudeli. Kõik nägid, ma kõndisin läbi tehase ja nagu fototehas, siis ta on ka salastatud tehas ja nii edasi. Ma jalutasin läbi lihtsalt, keelt oskasin, jõudsin lattu. Ladu oli meeletu. See oli kurat hektar ja rullid olid püsti. Ja siis üks irvitab seal, et no kurat, hakka otsast lugema. 100-meetrised fotopaberi rullid ja igal ühel on kleps peal, aga keskele sa ei näe ju. Ja siis ma küsisin töömeeste käest, laomeeste käest, kus on kõige kvaliteetsem. Nad ütlesid, mine sinna taha nurga poole. No jätsin need pudelid siis sinna rullide peale ja ronisin taha poole ja hakkasin näppudega tõstma. See oli ikka ropp raske, no aga mul on tugevad näpud. Tõstsin rulli välja, lugesin, ülikontrast. Jep, tõstsin üles, veeretasin mööda teise rulli otsi, 8 rulli tõstsin välja, veeretasin ära, võtsin oma koti, töömehed võtsid vastu ja panid tõstuke peale. Ja andsin neile 3 rubla, õlle või viina jaoks, ma ei tea. Ja kutsusin takso. Vanasti ei olnud telefoniga, vanasti läksid, tõstuk sõitis tagaväravast välja, ma ei mäleta, mis tänav see on, tõstuk sõitis tagaväravast välja, 8 rulli rasket kvaliteetpaberit peal ja mul oli käsi püsti, vehklesin kogu aeg ja oligi takso. Toppisin selle täis ja sõitsin bussijaama. Helistasin jälle Sergeile, jõime ülejäänud ära. Tulin bussiga hommikul kella 4 aegu ärkan Tartus siis ja hakkasin koju minema. Ja siis bussijuht jooksis mulle vana bussijaama nurga juurde järgi, et ahoi, mehike, et sul on ju pagas. Siis ma sain aru, et mul on ju 8 rulli on bussi all. Siis helistan üle Udumäele öösel, et fotopaberit tahad või? Kuhu ma panen? Üle Udumäe elas siis Võru tänavas seal jahimaja juures. No üle ütles siis, et too siis siia. Viisin siis sinna. See kõik on maru oluline, sellepärast, et üle Udumäe juurest me viisime järgmine päev
need 8 rulli füüsikahoonesse Anso Mati kätte, kes oli füüsikateaduste kandidaat, kellel oli fotolabor. Ja need rullid põhimõtteliselt kadusid sealt ära Valeri Parhomenko kätte. Hakkab tekkima siuke väike nagu naljaring. See oli tõesti raske, paksu kartongi peal ülikontrast paber, ükskõik mis sa sinna peale pildistasid, kõik tuli hea. Et ja mis nüüd bingo lõppu oli selles, et mulle lollile anti ju kaasa komandeeringu paberid. Aga kuna ma käisin Leningradi varustusest läbi ja tulin tõstukiga läbi lao välja, mul ei olnud ühtegi allkirja, mul oli sularaha taskus. Tähendab, 100 rubla oli mul taskus sõidu ja olemise jaoks ja ülekande mingid paberid. Ma tõin kõik nad puhtalt Tartusse tagasi. Ja siis, kui kõik olid Anso Mati käes, siis ma hakkasin vabandama, et ma olen lollakas, ma ei ole elu sees komandeeringus käinud, et klaarigi see asi ära, et sisuliselt ma ju varastasin. Ja tollel ajal üks rull maksis seal 120 rubla, nii et no, umbes üle 1000 varastasin ja tõin puhtalt ära. Ja siis neil läks mitu päeva aega. Seda võid Elju Kommeri käest küsida, mitu päeva neil läks aega tollel ajal see asi ära klaarida raha ülekannetega, sest ma tõin selle asja puhtalt ära. Teistkordselt korraldati Tartus üleliiduline näitus Naine fotokunstis. 216 autorit 32 Nõukogudemaa linnast saatsid konkursile 604 fotot. Žürii komplekteeris neist mitmekülgse temaatikaga üllatuste vaba näituse. Enam kui 200 eksponeeritud fotoseas leidus rahvusvaheliseltki tunnustatud töid. Koomeli fotograafi Valeri Fedorenko Helene, näituse parim portree, riialase Janis Kleistsi pitoresked fotod, näituse parimad aktipildid, reasanlase Viktor Agejevi tööd. Peapreemia sai Tšeljabinski fotograaf Sergei Vassiljev. Kõige ulatuslikumalt pakuti mitmetahulist žanrifotot. Näituse ettevalmistamise ning ülespaneku mured tuli kanda Tartu fotoklubil. Kultuurimajas mitmete teiste taidluskollektiividega ruume jagav fotoklubi on endaga nii hästi näidanud, et mullu omistati talle Rahva fotostuudio austav nimetus. Kui Tartu kesklinnas klubile eraldatud keldriruumid klaariks saavad, avab siin uksed Eesti esimene fotogalerii. Uus galerii, uued lootused.